Tere hommikust. Tere hommikust. Jääme ellu. Jah, hakkame süüa tegema. Need on juba päris hea olla tegelikult. Jah. Siuke nagu kodune tunne. Jah. Hommikupuder, kohv. Jah, meil on laud kaasas. See laud käib suht väikseks kokku. Jah, saad põhimõtteliselt samasugusesse kotti panna nagu need toolid käivad tavaliselt. Isegi väiksemasse. Lühem kott enda. Anna. Jah. Muidu ta oli ka selles mõttes enam-vähem. Mina ärkasin muidugi iga liigutuse peale üles, aga samas nagu kõik hullem ei olnud. Aga see on telkimine ka moon nagu. No, telkimise koht oli tegelikult päris mõnus. Ma tundsin... Esimene öö siin Austraalias telgis ka, ma arvan, teine on juba magad nagu beebi. Jah, saime isegi kohvi keedetud ja pudru keedetud ja gaasipliit on päris hea. Kui see puder on ka päris okju. Maitsesid juba? Ja, maitsesin. Täitsa söödav. Täiega hästi oli laine ikka kuulda. Siiamaani on kuulda. Öösel minu arust mingi aeg oli jõhkrad lained nagu siuke ikka. Kui see laine murdus, oli siuke... Ma ei tea. Ja sina öösel tegeled magamisega, mina kahjuks ei oska nii. Ja ma tahaks rannas ka käia vaadata, milline rand siin on. Niuke. Siuke. Siuke. Kes see rääkis lugu sellest, et keegi õpetaja oli kogu aeg õiendanud, et räägitakse valesti ja siis... Mina. Kes see oli? Mina rääkisin. Ma mõtlesin, ja sina rääkisid, aga endast rääkisid või? Minu eesti keele õpetaja. Ja siis, kui ütles siuke, siis... Jah, siis klassivend ütles. Sellist sõna nagu siuke ei ole olemas. Mina ei saa midagi öelda, mul oli... Tegelikult mul on täiega vedanud eesti keele õpetajatega nagu. Valgas ma mäletan, meil oli väga hea eesti keele õpetaja. Põhikoolis ka oli megalt hea eesti keele õpetaja ja gümnaasiumis ma ei saa üldse midagi kurta. Seal muidugi arvamused lähevad kahte lehte, aga mulle väga meeldis. See õpetaja pani mind armastama eesti keelt, eesti kultuuri ja teatrit ja kõike. Nagu ma lihtsalt armastasin temaga teatrites käimist. See ei lähe. Ja temalt mulle täiega meelde see, et eestlased ütlevad sõna kohv valesti. Oi kui hea kohvi. Tegelikult on oi kui hea kohv. Endale on see pähe jäänud ja siis vahest häirib kõrva, riivab nagu tahaks parandada kõike. Mina läksin ikka kohvi. Sina oled muidu niisama ninatark, mina olen vähemalt eesti keelega ninatark. Seni kuni kirjutama hakkad. Ei. Meil on siin koduloomad. Ei tea, kas see tuleb sealt põõsast välja ka, aga... Tule näita ennast. Siuksed elakad. Sääsed söövad. Hommikunõude pesemise aeg on. Issand, proovin mitte karjuda tegelikult, sest et inimesed äkki magavad siin kõrval telgis veel. See on siis meie väike kraanikausikene. Siuke lihtne, pisikene. Siit teed lahti. Kuidagi siit aps, ja siis tuleb vesi välja. Ja siis oleks nüüd nagu vett vaja vist. Kuuma vett ei ole või? Tahab ma panen siia sooja vett juurde? Pane jah, kuule. See on hea mõte. Tulime randa vaatama. Sealt on 4 veokitega autodega sisse pääs. Siimul juba ila jookseb. Tahaks täiega länkarit juba. Selle Subarikuga on kohe kinni. Päris äge tundub ja tegelikult. Siin on mingisugune, ma ei tea, järvelaadne ollus vist või? Ja siis... No jah, näed, vaata, seal läheb ka rada. Nii 4 veo rada, vaata. See. Mõtle, sealt pead länkariga üles, lähed siin üles telkima. Ei tea, kas seal on ka või? Sealt võiks ka üles ratsida. Ja, see on juba kahmane. Päris lahe, jah. Ja siin saab mingi see järvelaadne ollus otsa. Ja seal on Ugiaan. Mis siin oli see India ookean on, jah?
jõudsime koju number 2 juurde. Paneme täna telgi siukses kohas püsti. Pidi olema väidetavalt väga populaarne koht. Aga õnneks praegu ei ole vist veel kämpamise tipphooaeg, nii et saime mõnusalt siia tulla. Olime targemad, tulime kõvasti varem kämpamiskohale. Kell on mingi 4 saab äkki. Eile me jõudsime siuke 6, kui nagu kiiret juba läheb pimedaks, nii et täna saab siin campside'il mõnusalt chillida ja ilusat ilma nautida, sest et homme-ülehomme vist lubab suht rõvedat ilma. Appi, kui palju sääski. Kasuga minema siit. Teine päev sai läbi. Või noh, on läbi saamas. Ütleme nii, et tegelikult need tänased kohad, kus me käisime, oli nagu ilusaid kohti ka, aga... Ikka ju. Ei no selles mõttes jaa, aga ma lihtsalt mõtlen, et sellist nagu vau-efekti ei olnud. Nagu... No tegelikult oli ikka vau-efekti. Täitsa päris ikka siin on. Mul oli 2 sääski 1 löögiga maha. Siin on reaalselt võimatu istuda praegu. Kust nad järsku kõik tulid? Mida tuul kadus ära? That's the point. Ja ma panin tulega põlema. Kuigi see peaks putukeid ära just ajama. Kollane. Nii veedetavalt on, aga... Äkki peaks selle kaugemale põlema panema, et nad siis lähevad siit ära või? Nüüd lihtsalt ei ole näha neid. Nüüd lihtsalt ei ole näha neid, jah. Aga nad on ikkagi siin. Seal on palju vähem. Oh, Jeesus. Käisime poes, aga me unustasime kõrdi sääsetõrjevahendid ja asju osta. Jälle. Minu jutupunt oli tegelikult selles, et see ikkagi, kus me eile käisime, oli nagu minu arust palju lahedam. Nagu oli, aga nagu ei olnud, aga nagu oli, aga nagu ei olnud. Minu arust see teekond oli ägedam sinna. No teekond oli ägedam ja see, et sa said ise nagu katsuda ja ise nagu olla seal oli, see oli minu arust nagu lahedam. Jaa, aga seal silla peal, kus me käisime täna, sealt saad ka olla ise, kus iganes tahad. Ja tegelikult oli väga ilusad kohti ikka täna ka nagu... Oli ikka. Ja see sild ja siis see teine auk. The Gap. Jah. Kas sa saad tõlkida The Gap? Nagu Gap? Nagu see on mingi vahe või? Vahe. Just ongi. Vahete vahel on vahete vahel, vahet vahel. Ega nad sääsed nüüd ära küll ei läinud. Ei läinud. Ma panen pigem näed niimoodi. Nüüd on lihtsalt sääski näha. Help. Jah. Aga siin me oleme. Juba helistigi teed omale. Või noh, mina keetsin vett. Naljakas on see, et ma ei tahtnud endale krõpsu osta, sest et noh, tervistlik toitumine ja nii edasi, ostsin mingisugused riisi siis nagu snäkid, aga samal ajal ostsin endale Oreo-küpsist, aga samas nagu tasakaalus, vaata, kui ma oleks ostnud Oreo-küpsist ja krõpsu, oleks olnud kindlasti kordades hullem. Mina ostsin lihtsalt krõpsu. Vaatame korraks, mis need siin kilokalorid üldse on. Siin pakis on 90 grammi ja 100 grammi kohta on siin 421 kilokalorit. 7 grammi rasva, mis tegelikult ei ole üldse paha. Ja siis on 8 grammi, mis need on, süsivesikuid, sest et riis. Ja sugarit on siin ainult 3 grammi selle kõige kohta. Nii et minu arust on väga hea. Ja proteiini on siin 7 grammi. See on ka päris okk. Või see on nii okk ju. Et sa võib näksida vahest ühe siukse einena. No. Vahepalana, terve pakki paad ära. Me siin ikka 2 päeva päris palju matkanud ka. No jaa, tänased rajad olid ka ikka, ei olnud nii hull kui eile, aga ikkagi täna tegin mitu rada lihtsalt. Jah, täna oli mitu rada otsa. Mul hakkas lõpuks pea valutama, sest et tuul oli hästi tugev ja suht jahe ja 100 põhjust veel otsa ja ma ei saanud öösel väga hästi magada ja nii need asjad lõpuks lähevad. Prooviks niimoodi. Jõhkralt on sääski ju. Siin ei ole seda valgust ja siin on nagu jõhkralt. Siin on vähemaks jäänud. Nüüd on kõik laua all varjus.
jah, lähevad ära kohe, jah? Ja ütleb, just enne julgesin mõelda selle peale, et siin on nagu palju vähem sääski, kui seal teises kohas oli. Jaa. Nii kui mõtled, siis kohe. Karistas ära kohe. Mängisime, või noh, mängime Backstory'st. Dream kinkis seda meile siis, kui me Kanadasse läksime ja me siiamaani mängime seda. See on väga asjalik kingitus. Teineteise ajusid rakendada, rakistada. Ja ütleb, reaalselt vaata siia, oi. Ma ei suuda istuda niimoodi õues. Oli tore. Tšau. Tulime autosse istuma, sest et andsime alla. Ei itsinud sääskadega enam võidelda ja vaielda. Liiga palju, jah. Need nagu reaalselt liiga palju. Nagu päriselt. Me lootsime või noh, loodame, et saame minna päikesetõusu vaatama randa, sest et täiega ilus rand on, aga me ei tea, kas paistab päikest homme või ei paista. Nii et elame-näeme. Tere õhtust. Meil oli veel 4. Madis Kuremäelt. Väga meeldib. Juba hakkab keema. Väikselt hakkab, jah. Täna teeme korralikku sööki õhtusöögiks. Siin ei ole väga kuskil lubatud üldsegi elusat tuld teha, nii et väga hea, et me ostsime selle pliidi tegelikult. Jumala hea mugav. Tahaks täiega lõket teha. Kui meil külmkapp ei ole, siis me ostsime poest mingisuguse valmis kana. Kuule, mine too mingi nugalaadne asi või midagi, palun. Eelnevad kohad, kus me kämpasime, seal oli, maksime 17. Ei, palju maksime ööst? 15. Mõlemas kohas või? Jaa. Mõlemas kohas maksime $15 öö eest, aga siin, kus me täna ööbime, siin on $40. Aga siin kandis oli suht vähe valikut ja mõtlesime, et suve, et lähme kuhugi ja siis tulime siia juba ära ja siis mingid teised kohad, mida me olime vaatanud, seal oli $15 nägu, ehk siis oleks mingi $30 neid, noh, $10 oleks säästnud, aga samas me olime siin ja sinna oleks pidanud sõitma veel. Ja siin on hinna sees ka kuum dušš, mis on igati väga positiivne. Täna käisime ka pesemas tegelikult hommikul seal Albani linnas, aga kunagi ei tea, kuna järgmine kord saab, nii et tuleb see hommik ka minna. Homme hommikul siis. Läheb hästi. Isegi ei mäleta enam, kus me käisime täna. Panid käima ka selle või? Ei pannud veel. On panis. Mitmes kohas me täna käisime lõpuks? Kõigepealt ärkasime üles ja tahtsime päikesetõusu vaadata. Sellega läks pekki, sest ma ei tea, mis juhtus, aga äratus ei helisenud üldse. Kusjuures mina kuulsin unes, et äratuskell helises. Helises või? Aga ma ei tea, sest et ma ei mäleta, kas see oli nagu unenägu ja ma lihtsalt nägin seda unes. Ei, ta võis heliseda ka, lihtsalt see telefon oli madratsi ja telgi vahel, ehk siis võib-olla ei jäänud kuulda. Aga miks ta siis ise kinni jäi? Ma ei tea, nii kaua helises. Sindad. Kõik teeb. Vaatasid, et nii kaua heliseb, et keegi ei reageeri, et suva, ma olen kinni. Võib-olla ka, jah. Ei tea, jah. No igatahes see läks pekki, ärkasime mingi 10 minutit, ei, 20 minutit liiga hilja. Jah. No selles mõttes, et meie plaan oli see, et ärkame üles, võtame oma need söögitegemise asjad kaasa, jookseme randa ja siis vaatame sealt päikesetõusu, samal ajal teeme süüa ja sööme hommikusööki. Jah. See oleks olnud nagu perfect. See oleks olnud idekas. Aga it is what it is. Me ärkasime täpselt sellel ajal üles, kui päike juba tõusis. Oli juba ära tõusnud põhimõtteliselt. Või noh, jah. Ja siis olid väga ägedad lained, suured lained olid. Ja siis me läksime edasi, kus me siis me läksimegi pesema. Jaa. Käisime pesemas ära ja siis hakkasime siiapoole sõitma vaikselt. Esimene peatus oli meil, ei olnud elevandikivid ju, olid või? Tegelikult olid küll vist, jah. Jaa, elevandikivid vist olid esimene peatus. Aga ma täpselt tegelikult ei saanudki aru, kas need elevandikivid olid need, mis seal rannas olid, need suured siuksed. Seal oli lihtsalt nii palju kive. No hästi suured kivid lihtsalt rannas. Seal käisime väga ilus, seal olid ka suured lained, päris ookean tormas korralikult seal. Ikka väga korralik torm oli seal, jah? No mitte torm, aga... No jah, okei, mitte torm, aga tundus. Aga nagu siuke elav vesi. Jah, vaid sa kunagi surnud need vett näinud. Ei ole.
ja siis seal käisime ringi natukene värki-särki ja siis läksime edasi. Kus me siis läksime? Siis me läksime minu arust juba sinna Treetoppi. Siis me läksime jah selle puude Single Tree on või? Need on eukalüptipuud. On eukalüptid või? Jah, eukalüptipuud on nad. No ühesõnaga seal kõndisime 40 meetri kõrguse platvormi peal niimoodi seal puude vahel. Ja siis seal puude all ka käisime ringi ja vaatasime neid puid. See on nagu... Need on sellised huvitavad puud seest ära põlenud. See koht alguses ideeliselt me ei oleks pidanud tegelikult midagi maksma. Me maksime $20 nägu. Roheline papagoi. Jupsukesed. Kus sa näed? Ta ei näe või? Vaata nüüd näed raudselt. Ta ei ole seal kõige üleval, ta lendab seal. No jah. Ma vaatasin sinnapoole üldse. Ühesõnaga. Jah, et $20 nägu, $21 nägu. Ja siis oli kõrgel 40 meetri kõrgusel. Maksimum oli 40 meetrit, kus sai nagu ringi kõndida puude vahel siis. Mina tegelikult ootasin midagi palju enamat. Ja ütleme nii, et see $21 nagu Miks palju siukse asja eest, jah? Pigem maksakski sellise asjast $20, kus on normaalne vets. Saad pesemas käia. Nagu kõik on olemas selles mõttes. Seda me tegime ka, aga. Aga jah, seal oli lahe ikka kõrgustes kõndida, aga noh, ei olnud midagi väga erilist. Aga seal kõrval oli jah see rada nagu tasuta rada. Kus olid hästi suured, hästi lahedad puud. Mis olid põlenud väidetavalt. Ei, no mitte väidetavalt, vaid ongi ju põlenud, näed ju sööstunud. Sellest seest on sööstunud ja siis see puu ikkagi jääb ellu, sest tal koore all on ikkagi elavad rakud ja siis ongi niimoodi, et nagu jalgade peal seisaks siuke puu. Seest on kõik ära põlenud, saad sinna sisse kõndida lausa. Ja siis on... Aga see põlemisprotsess toimus loomulikult keemiliselt. No, ma ei usu, et inimesed käivad puid põlemas. Ei, ega ta metsapõtulekahju või mis iganes on olnud äkki. Ei usu. No võib-olla ei ole ka. Samas jah, ei tea. No seal oli kirjas ju, et see... Oli jah, et see seest mädaneb puu ära, et ongi bakterid ja seened tekitavad selle mädanemise seal. Ja siis läheb põlema. Aga ma ei saanudki aru, kas ta siis läheb ise põlema või kuidas see põlemine toimib. Väga lahedad puud. Ma arvasin, et Austraalias ei ole suuri puid, sest et need suured puud, mida me Kanadas kunagi nägime, need olid ikka täiega suured. Jaa, aga nad olid kõrged, vaata need. Siin on suhteliselt ikkagi madalad. Kuni, mis ta oli, 70 meetrit? Ei. No mõni vist on jah, mingid üksikud kõrgemad on kuni 70 meetrit. Kuni jah, 70, aga no, et seal Kanadas olid ikka, ma ei tea, No ikka mitu 100 meetrit. Ei tea, jah, need olid ikka väga kõrged, Niimoodi, et tippu polnud nähagi põhimõtteliselt ju. Jah, ja nagu pikad sirged puud, Siin on ikka nagu need on siuksed, nagu siuke vahtrapuu, aga lihtsalt 3 korda suurem. Jah. Nagu suur vahtrapuu, lihtsalt suurem. Huvitav, jah? Päris kaua kestab see propaani... Ära hakka sind tahtsin juba sulle läbi taga. Üks on veel õnneks, nii et... Lähme poest vaadusel juurde osta ja lullu. Jah. Aga ega siis ei olnudki rohkem midagi. Ei, siis oli... Midagi oli veel ju. See Conspicuous Cliff. Jah, mingi kalju ääre peal. No, kas ta nüüd päris ääre peal? No kas just päris kalju? Mingi rand siuke oli, kus oli kohe ranna ääres oli siuke mägine maa. Mingid väiksed kaljukesed asjad seal ja seal olid ka suured lained. Täitsa surfitavad lained olid. Ja seal minu unistus on olnud terve mu lapsepõlve ja üldse elu edaspidise elu ka on olnud see, et ma tahaks saada ujuda delfiinidega ja nagu, või siis vähemalt näha neid nagu lähedalt või kaugelt. Lähedalt tahaks kindlasti näha, aga kaugelt võiks ka alustuseks näha, on ju. Ja siis siin on hästi palju delfiine väidetavalt igal pool. Ja siis see viimane koht, kus me käisime, siis seal mingitel teatud perioodidel siis need delfiinid tulevad kaldasse rohkem ujuma sinna, möllama nendesse lainete sisse. Ja siis ma istusin ja lootsin, et äkki nad tulevad nüüd. Aga nad ei tulnud. Yeah. Next time, I guess.
no küll me näeme neid delfiine ka veel siin kindlasti, ma arvan. No eks ikka. Me ju ei lähe homme koju, nii et aigu om. Päris hea pliit ikka, noh. Täiega mõnus. Gaasipliit igal pool kaasas, noh. Kõike teha, noh. Hea, et me selle 2 võtsime ka ikka. Muidu keeda makaronid ära ja siis hakkab raadima alles. Ja siis makaronid jahtuvad ära ja siis eile öösel sadas veits vihma ja siis meil sai telgi seest madrats sai veits märjaks. Nii et nüüd kuivatame. Juba põhimõtteliselt ära kuivanud. No põhimõtteliselt jah. Täitsa kuiv on. No väga hea, siis saad voodi ära teha. See nii kaua, kuni ma sööki valvan. Elu osutamise meeste üksiksõidu olümpiakulla võitja 1972. See oli see Peeter Võsast. Mäletad küll. 7 alla, kartul, köögivili, india keelpilli tead vä? Aga Friedrich Tuglase novelli. Tööriist sa tead võib-olla. No. Tere hommikust. Ma ei tea, kas meil selle vihmasabina postel üldse kuulda on, aga nii tore ilm on täna. Telk ei saanud üldse märjaks. Tahtsime hommikusööki süüa. Ja nii tore. Said märjaks või? No. Käisime pesemas, sest et kõik meie riided, mis meil seljas olid eile, millega me magama läksime, mis meil telgis olid märjad. Ja siis läksime pessu, panime uued riided selga, aga need on ka märjad. No jah. Ei no nii märjad, need ei ole veel. Need ei läheb üle või? Mõte segame putruga vahepeal. Ja, siin hommikusöök autos. Oi kui tore. Kuna Elis ei ole jätkuvalt õppinud kasutama mikrofoni ja see kõla oli väga jube, siis sisuliselt hästi lühidalt võtan teile kokku. Jagasin mõtteid sellest, kuidas kõik oli märg. Padjad, tekk, telk, meie riided, kõik võimalikud asjad olid märjad ja mõtlesime ka, et ilmselt iga normaalne inimene oleks sellise asja peale otsustanud, et aitab küll, et lähme ära koju. Aga kuna meil otseselt ei ole kohta, mida kutsuda koduks, siis päris kuuse alla minema ei pea. Mul on sõbranna, kes pakub meile vajadusel tuba, kui mingisugune väga hull kriis kätte jõuab. Aga otsustasime, et jätkame ja läksime edasi seiklema. Plaanisime jõuda varakult järgmisesse kämpamiskohta, et saaks ilusti kõik asjad päikese käes kuivama panna, sest et tegelikult päike kuivatab päris hästi. Ja tegelikult kuivatasime ka autosõidul juba riideid seal armatuuri peal ja päikesega lihtsalt niisama. Aga elu ei lähe alati nii, nagu planeerid, nagu ka varsti näete. Tere! Jõu! Päris hirmus on. No 20 metra. Ja mõtle nüüd. Siit veel täiesti üles või? Aga kunagi on see läinud, jah? Meie kämpamisest sai hotelli puhkus tegelikult ainult 1 ööks, sest et täna on päev otsa sadanud ja meil sai telk märjaks ja kõik
magamisasjad ja kõik, ühesõnaga kõik oli märg. Ja kuna telk on märg ja me ei saa seda püsti panna niimoodi, et see enam uuesti märjaks ei saa, sest et väljas jätkuvalt on sajuhood, me otsustasime, et me ei taha veel koju minna. Nii et me lihtsalt võtsime vahepeatuseks siis endale hotellitoa. Ja see on täitsa mõnus. Saime selle $270 öö, noh, päris kallis. Ja samas tegelikult ma ei tea, mis need hinnad muidu siin on, nii et siuke metsavaatega toake pannituba ja nagu korralik asina. Siin on terrass ka. Muidugi neid päris suur terrass on, aga see on võib-olla jagatud äkki kellegagi siis. Tundub jah, nii et siin kõrval on ka keegi. See omanik vist tundub, et on või igal juhul see vend, kes seda asja siin ajab, siis ütles, et ta teab veel eestlased, et siin on üks püsiklient, üks paar, eestlaste paar, kes käib siin kogu aeg puhkamas. Ja siis on veel 2 paari käinud läbi siit eestlaseid. Nii et väga mõnsa kohake. Saame soojas magada mõnusas mugavas voodis. Ma loodan, et see on mugav. Katseta, kas see on mugav. No igal juhul mugav on, kui telgis magada, nii et nüüd väga tore. Tõime madratsi ja telgi tuppa kuivama. Vaadake, palun. Me ei oleks, ma ei tea, kuidas ma oleks selle peal maganud täna. See on nagu täiesti läbimärg. Nagu amen. Tegelikult hommikul, kui me siin ise sees olime, siis see ei olnud nii märg, aga telk on siin. Aga lihtsalt kuna see madrats on seal kogu aeg telgi sees ja see telk oli täiesti liigumärg hommikul, kui me selle kokku kerisime, siis see niiskus ilmselt pääseb sinna sisse. Nii et sellepärast siin läbimärg oligi on nüüd. Et see oli väga õige otsus, et me siia tulime. Olsus vend veel ütles, et neil oli muidu kõik täis full bookitud ja siis täna üks paar, kes pidi siia samma tulema, canceldas ära. Nii et iga asi juhtub põhjusega. Neil, sellel paaril, kes pidid siia tulema, nad on praegu Perti lennujaamas, neil läksid kohvrid teisele poole maailma kuskile rändama. Nii et nad otsustasid, et tule siis siia ja ootavad oma kohvrid vist siis seal lennujaamas või ma ei tea. Aga igal juhul nende õnnetus, väga nõme õnnetus. Aga poleks seda juhtunud. Ei oleks saanud meie täna kuskil normaalses kohas ööbida, sest et see oli reaalselt ainuke vaba koht siin piirkonnas üldse tänaseks ööks. Ja me ei tea ju midagi nendest nädalavahetustest ja puhkustest ja lihtsalt on nüüd koolivaheaegadest ja asjadest ja mõtlesime, et tuleme nädala sees, et siis on hea lihtne, ei ole inimesi ega midagi. Nüüd see nädalavahetus, mis oli pikk nädalavahetus ja praegu algas ka lastel vaheaeg ehk siis nagu räige joppamine, et saime endale toa. Nii et aitäh, kes iganes sa seal meid hoiad. Saime mõnusalt ühe öö ööbitud selles väikses hotellid. See on nagu hotell ka tegelikult. No jah, nagu mingi kuurort, mis iganes. Siin ei olegi hotell. Ja väga mõnus koht oli tegelikult, nii et ilmselt kunagi võib-olla isegi läheks sinna tagasi lihtsalt puhkama, mugavalt puhkama. Hommikusöök oli vähemalt. Kõhu tegelikult selles mõttes sai täis, aga lihtsalt ei olnud mitte midagi erilist, oligi lihtsalt müsli ja said võikut teha ja viljad ja jogurt ja kohv ja kõik, mahla oli ka. Piisavas koguses süüa, siis saab ka täis küll. Ja, nii et ei olnud selles mõttes üldse hullu.
Eile rääkisime, et me oleme nii kõvad vennad, et vihma ei karda, aga vaatasime ilmateadet tänaseks ja homseks ja siin lubab jälle ikkagi päris, ei tea, kas tuleb palju vihma või tuleb natukene vihma, aga igal juhul lubab ikkagi vihma veel vahelduva eduga. Nii et me otsustasime, et tõmbame täna siis oma reisiga otsad kokku, seikleme siin kuni pimedaks läheb ja kui pimedaks läheb, siis lähme sõidame tagasi Perti sõbranna juurde. Ja siis saame seal mõned ööd veel puhata ja kuidagi chillida ja siis lähme 2. oktoobrist ilmselt. Juba esimesest ei tea, vaatame, kirjutasime farmi omanikele, et kuidas neile sobiks kõige paremini. Nii et jah, täna siis naudime veel väikest reisikest ja siis kogu moos. Käisime avastamas koopaid ja nendes koobastes on siis hästi, kõik on täiesti looduslik ja ise tekkinud ja need on siis mineraalmoodustised, igasugused erinevad ja need moodustuvad siis niimoodi, et vesi imbub läbi maa ja siis ta lihtsalt ei tilgu sinna maha, vaid ta jääbki sinna siis nende moodustiste otsa nii-öelda, kuniks ta siis lõpuks ära mineraliseerub. Vot. Seisame ummikus ja ei saagi minema siit lihtsalt. Mingi avarii on kuskil toimunud ja kurti. Ma arvan, ma olen mingi 10 minutit vähemalt vassinud peaaegu ühe koha peal. 20. 20? 20 minutit on siin kivisin. Täitsa pekkis, Lahe. No vaikselt kogu aeg liigume. Vaikselt jah, siuke kilomeeter tunnis. Kes tasa sõuab, see kaugele jõuab. No jah.